omanik ilmselt, kas te olete omanik? Ja on omanik, on ju, kes nagu näha siin 10 aasta vältel kinnistusraamatu väljavõttel on põrgatanud erinevate ettevõtete ja enda vaheliste kinnistutega, siiski on pikaajaline omanik, et ei ole erinevaid omanikke siin olnud. Ja 10 aasta jooksul pole see krunti absoluutselt oldud, kui kõrval kõik krundid on tegelikult küllaki heas seisukorras. Et see võib-olla näitab nagu selle omaniku nagu niisugust suhet selle krundiga, et kui teised inimesed on siin pikalt elanud, eks ole, siis tema jaoks on see äriprojekt ja ma saan sellest mahust aru ka äriprojekti mõttes, et kui ma ärimees olen, siis minu jaoks ongi suurem nagu vajadus teha niisugust hästi suurt mahtu. Siis meil on siin olemas on naabrid, erinevad naabrid, kes elavad siin ja kes tunnevad emotsionaalset sidet selle krundiga. Ja siis meil on olemas Viimsi vallavalitsus, ma ei oska öelda, kes siin esitatud. Et põhimõtteliselt mina arvan, et selle nii-öelda suure mahu otsustamise kõige suuremad nagu nii-öelda pahalased või süüdlased on Viimsi vallavalitsus, seepärast, et ärimees ajab enda uue, naabrid ajavad enda uue ja tegelikult see planeeringu tegijad saavad raha selle eest, neile öeldakse, kui palju ja mis korrused on vaja joonistada. Põhimõtteliselt on meil ette antud, see on ju lähteülesanne ja kõik on siin olemas. Et on ainult Viimsi vallavalitsus meil siin ja ajalooliselt... Parandan. Volikogu. Need on head parandused, aga need on niisugused täheäärimised rohkem. Ei, siin ma nüüd vaidlen väga vastu. Okay. Väga suur vahe on, kas on volikogu või on vallavalitsus ja kui me veel tähtenärime, kas on vallavalitsus suure veele. See planeeringut, et äkki lähme selle teema edasi. Kuna see väide käis läbi, siis ma arvan, et see on väga oluline. Ma lihtsalt proovin kokku võtta, mis meil siin toimub ja siis me saame kõik nagu nii-öelda anda enda hinnangu sellele olukorrale, sellepärast, et meist keegi veel ei tea täpselt, mis siin juhtuma hakkab või mis sellest krundist saab. Ja siis millest ma tahtsin küll tänada, on väärtuslik päev on valitud jaanipäeva järgmine veel, ütleme nii, et tööpäeva ajal ka, et mõni meil siin jooksis niimoodi, et ei olnud süüagi, on ju. Ja võib-olla ma küsin teie enda käest, kui te elate kuskil, kas te nagu, näiteks on mingid eramajad ümberringi, nagu te näete siin, siis teil hakatakse mingid ärihoonet kõrvale või neljakorruse suurt hoonet planeerima. Kas te ise nagu isiklikult tasemel töötate selle poolt? Kas te oleksite niimoodi, läheksite suure hurraaga, oleksite poolt? Selle küsimusega tegelikult ma tahan tuua selle fakti välja, et need inimesed, kes siin vastu on ja kes siin poolt on, pigem vastu, et nemad ei ole nagu tegelikult vastu põhimõtte pärast, vaid nad on tegelikult sisulise poole pealt vastu. Et ma arvan, et kõik, kellel oleks nagu maja või krunt siin ja midagi väga suurt hakatakse kõrvale ehitama, siis nad on vastu. Kui oleks elumajas ei tehtaks, ma arvan, et oleks poolt. Et kõik tahaks, et see krunt korda, aga see on nagu see sisuline külg, millele ma tahan nagu läheneda just sellepärast, et me saaksime nendest tasakaalupunktidest aru, kus keegi asub. Et mis on nende mõtted ja kuidas see asi käib. Nii. Siis Viimsi valla poole pealt on muidugi huvitavad seisud on viimasel olnud siin meedias ka, et on mingisugust kuuri tahetakse maha võtta, eks ole, kangesti, aga samal ajal mingisugused planeeringud on kohtus ja samamoodi rohealal tahetakse ehitada hästi palju, et tahetakse kogu aeg mingisugust nii-öelda... Ma korraks katkestan. Jääme täna selle teema piiresse. Me ei saa ühe planeeringu menetlusega lahendada kõiki Viimsi valla küsimusi. Iga detailplaneering on individuaalne, ükski detailplaneering ei kattu teisega. Et jääme miks ma neist teistest planeeringust rääkisin, et ma just lugesin Äripäevast ühte Märt Vooglaiu planeeringut ja see planeeringus oli vastatud täpselt samamoodi, nagu minul vastati nendele punktidele. Et Viimsi vald paneb üks tuima, et nad vastavad põhimõtteliselt samade punktidega, et on mingi kõnnitee, mis antakse kasutusse, on mingisugune pendelränne, mis on probleem, et nagu te ei vastanud mulle ühelegi küsimusele konkreetselt, ma pidin sellised pikast tekstist välja otsima, et mina küsin konkreetseid küsimusi, te peate vastama konkreetselt. Et teie saate selle eest palka ja teie oletegi nagu selle jaoks sinna palgatud. Ma küsin vahele, kas teile vastati? Minule vastati, aga ümmarguselt, väga ümmarguselt nagu. Et me võime nagu... Sa ei saanud vastust. Jah, just. Et need, vaata, me kõik teame ju, et see
Arnold Rüütel oskab ka vastata, aga tegelikult ei vasta kunagi küsimusele. Ärme lähe Arnold Rüütli juurde või riigi küsimuste juurde. Jääks täna Uunstalu lahenduse juurde, meil oleks kriisi avalik arutelu. Räägiks äkki lahendusest. Jah, just. Ma võtsin kokku, et mida me siin teeme, eks ole, ja mis on meie positsioonid. Ja siis esimene nagu see nii-öelda mida ma ei maininud eelmine kord oli see, et ilmselt meil kõigil tuli kiri, et Viimsi vesi andis meile teada just, et suur veeprobleem on, et tuleks piirata veetarbimist. Et kuidas te saate põhjendada seda planeeringut siin, kui meil ei ole ressursse, erinevaid ressursse, ma ei tea, mis meil elektriga on, ma ei ole insener nendes teemades, et kõik erinevad ressursid on nii-öelda raske kasutus all, et kui me sõidame 4 teed mööda edasi ja vaatame, kui palju sinna ehitatakse ja siis samal ajal tuua näiteks seda, et meil on pendelrände probleem, siis kui meil on pendelrände probleem, siis esimene asi, mis me peaks tegema, peaks ehitused kinni panema, et me ehita uusi pendelrändajaid. Aga praegusel hetkel me võtame nagu niisuguse väikse liiva kübeme ja hakkame tulekahju kustutama sellega, et me teeme ühe ärijoone siia. Et see ei ole see, mis lahendab, et see pendelrände lahendamise nii-öelda on niisugune tervik küsimus, me peaks mingi ärikvartalit kuskil ehitama, et seda lahendada, mitte ühe ärijoonega. Aga sa möönad, et see on samm õiges suunas? Ma kindlasti möönan, et see on nagu samm õiges suunas, aga vales kohas, selles mõttes. Elamute vahel, noh. Aga vastan ka vee küsimusele, et jääme sellesse etappi, kus me praegu oleme. Me oleme praegu eskiisi juures. Jah, seda veeasja veel ei tea. Võib-olla tõesti tuleb veevärgist vastus, et ei saagi liituda ja siis on küsimus, kas teha enda poolpäev. Sellele annavad tehnilised tingimused veeettevõtja, elektriettevõtja, et kõik annavad oma tehnilised tingimused ja kui nad ütlevad, et vot ei olegi siin seda ressurssi, siis nad lihtsalt keelduvad tehniliste tingimuste andmisest. Just, aga lihtsalt nagu see, võib-olla siin kõik osapooled ei ole nii seadustega kursis, et mis etapis ja mis küsimusi võib küsida, mida ei või, eks ole. Ei küsida või kõik, lihtsalt me selgitame teile, et kus me praegu oleme, ei ole veel ju tehnilisi tingimusi. Ka, et siis meil on informatsioon olemas ka edaspidiseks. Aga jääme konkreetselt siia, kui on küsimus. Ei, mul ei ole väga palju, mul on lihtsalt kommentaarid. Aga põhimõtteliselt küsimused, mis võtavad aega tegelikult. Mul on niisugused kommentaarid. No sellele küsimusele sain vastuse, et tehnilised tingimused annavad siis kommunikatsioonide valdajad, kes siis näevad ette, millisel moel on võimalik siis need tehnilised küsimused lahendada. Ja kui nad ütlevad, et ei ole võimalik lahendada, ka see on vastus, aga see ongi nüüd see nii-öelda koostamise protsess ja protseduur, kus siis kõik isikud, kellel on mingi puutumus, antud juhul siis... Ja see on nagu selles mõttes ka loogiline, et vaata, kui tuleb siin täna koosolekul on mingi otsustav vastuseis, läheb volikogu otsustab, et ei teegi midagi edasi, meil ei ole mõtet nagu põhjalikumat siis tööd tehagi. No sellepärast meil õige põhjalik töö vaja enam ära teha. Küsin valla esindajalt niimoodi, ma arvan, valla esindaja. Küsin, et miks on vaja seda vaatamata lähteülesannet, miks on seda mahtu vaja arendada siinpool teed. Teisel pool teed tuleb ka nii-öelda põhimõtteliselt kaubanduskeskus. Sisuliselt. Nüüd on küsimus, et milleks on vaja seda nagu teha nii-öelda teisele poole teed, kus on eramajad, kus on probleem võib-olla, ütleme, tehniline ja milleks üldse selle jamaga tegeleb. Siis kui vallavalitsusest ära kolib, see muutub uuesti arenduseks. Ehk siis see, et milleks seda jama vaja on. Teed siin ei ole. Kolite ju. Kas keegi teab? Kas on neil mõte selline? Teil on võib-olla parem infot, et me kolime. Aga see selleks. See on valla lammu ju aastaid. See on juba aastaid see mõte, et see ei sobi. Aga see selleks. Nüüd on küsimus, et mis siis nagu siin toimub. Siin ei ole teed isegi. Siin peaks tee tegema 2 korda laiemaks, et toita seda tagumist otsa või seda üldse millekski vaja on. Isegi sellest kohast siin, sinnapoole sõita, tuleb tee teha suuremaks. Kui te teete siia veel suure maja, suure mahu, siin on niigi juba võimatu sõita. See on nagu kõik läbi mõtlevad. Selle peale pole te mõelnud, et mis siis toimub, või te parkme nagu, palju siin on neid, 20, 30, üle 30. See on number kirjas 47. No näed, see 47 parkla kohta, et kust need autod liikuma hakkavad või milleks nad üldse siia peavad sõitma. Vallavalitsus jääb sinna, kust on, sinna ei tule palju liiklust. Aga nüüd on see, et siin tuleb 47 autot juurde. Ei, tegelikult see 47 on isegi väike number. Mida iganes, tuleb rohkem vahetuvaks liiklust, muutub seal taga on.
saa vett teha ja nii edasi. Noh, see on nagu küsimus. See on niisugune põhimõtteline küsimus. Milleks seda jama vaja? Kust te teate, et vett ei saa teha? Kuule, ma iga päev olen mures sellega, et majja ei tule vett, kuna selles mõttes surve on madal. Ma olen siin suhteliselt kõrgem. Seal on veel kõrgem. Aga ma ei tea, mis seal toimub, aga siin on veel surve väga madal. See on muidugi nagu... See on teine teema. Teine teema, aga see on nagu üks argument, mida tavaliselt tuuakse sellisel puhul, et kui tuleb selline hoone, kus on... Selle argument on häda. Mis on veel kõrgem kui teie hoone, et siis nendele tuleb rahada ja läbi selle uuendatakse ka võrkusid, pannakse mingid vaherõhupumbad võib-olla või midagi, et see surve oleks tagatud, nii et noh, see võib muidugi kaasa tuua, et teie veeproblem konkreetselt lahendab. Mitte midagi toimunud ja pigem on see, et siit tehti need veetrassid, enne oli see umbtee ja nüüd tänu sellele, et see kadus ära, tehti ring, on veesurve veel madal. Nii et selles mõttes see on nagu... Aga noh, kui tuleb uus kasutaja, siis on uus, eks ole, kisakõri ja selle võrra võib-olla ka veeettevõtja rohkem võtab seda nagu listis nagu ettevõttes. Veeettevõtja on Viimsi valla nii-öelda, kuidas mõtlen, haldusalas, haldus- ja valdusalas, nii et selles mõttes siin ei ole nagu vaja seda rääkida. Me räägime Viimsi vallaga ja me räägime omanikuga ja me räägime naabritega. Ehk siis selles mõttes praegu me räägime Viimsi vallaga. Jah, aga noh, ma tahan öelda, et vee küsimus on võib-olla teil siin nagu liitlane, mitte vastane, eks ole, tulevikus, kui see maja peaks tulema. Ma ei ole vastane, ma lihtsalt, minu küsimus on, miks ta nii suur peab olema? Sest ehitage, omanikul on õigus, eraomand on püha. On õigus teha küsimus, siin on eramajad, et miks ta peaks olema 4 korda suurema nii-öelda mahuga ruutmeetri peale või isegi rohkem veel, kui on tavaliselt eramajade rajoonis. See on siis, ma ei ole arhitekt, ma ei ole jurist, see on siis, see ei ole ajuast, see on siis, mis öeldakse, mis asi see on siin, kuidas seda nimetada, seda majapidamises. See on siis aedlinn, ütleme niimoodi, miks peaks aedlinna ehitama 4-kordse ja tohutu massiga maja. See on minu küsimus. Et noh, tehti ära, eskiisprojekt. Sest ma võtsin umbes välja. Nii suur ei sobi. Need mahud ka. Mis maht see sobiks? Eramajade juurde sobiks eramaja. See ei ole privaatsuse probleem, ei tule autosi nii palju, ei ole neid veeprobleeme. See oleks ju, kui kõrval soovisin eramaja planeerima hakata, isegi aiaga tekkis probleeme, 1,20 m anti aia kõrguseks, öeldi, et üle selle ei tohi teha. Tiigi äärde ma ei tohtinud aedagi teha, öeldi, et ma pean kallasraja jätma, nüüd on see seadus võib-olla muutunud ja enamasti ei tea, aga siis maja kõrgus on mul antud 3 korda väiksem, mis ma tohin teha ja noh, see on kuidagi ja siis nüüd veel selline joonistatud, mul üldse tiik ära võetakse. Ma olen mõelnud ka, et tiigi ääres võiks saunada, see oleks normaalne. Aga kui ärijoone tuleb, teisele pole tiiki, see muudab nagu kogu seda... Sul pole tiiki, siis polegi enam tiiki, jah. Et kui me... On ka see emotsionaalne niisugune side, et me 5-aastasena juba indiaanlasid mängitud ja oma maas, omalt maalt nagu tagasi kätte, aga nüüd tullakse ja tehakse, mulle ei anta midagi. Ma saan aru, et ma olen vallale pinnuks silmas olnud kogu aeg ja kõik on maha lõigatud, aga nüüd lõigatakse juba nagu suurest toast juba maha. Äkki sellest mahust ka natuke aru saada, et ma ei tea, palju teilt on see kontorihoone külastanud, et see kontorihoone on hästi laiali valguv ja nüüd hästi suur 2-korruseline hoone, kus on olemas teatrisaal, on ees suur aatrium, on, ma ei tea, kas see botaanikaaeg või esentsel säilnud või kuidas see on. Et põhimõtteliselt see sama maja, mis siia planeeritakse, on mahuliselt sama suur. See sama kontorihoone maja, mis on hästi laiali valguv, et see võrreldatud maht on, aga ühes hoones on nii-öelda kontserdisaal, siis ees aatrium, igast erinevad teenindusalad hästi laiali valguv, et see maht on sama, lihtsalt klotsid on tõstetud üksteise otsa. Et see on meeletu maht, mis siia tegelikult on nagu planeeritakse. Mahu erinus on suurem. Ja, et see on. Et noh, eelnevad vallavolikogud või vallavalitsused on korduvalt seda tagasi lükanud ja on ka teinud ettepanekuid planeerida kuni 2-korruseline paaris maja maksimum nagu ja noh, et need, et võib-olla vallale see küsimus, et kus kohast nüüd nii nagu järsk muudatus eelnevates arvamustes, kui me ei too seda ümmargust vastust jälle, et pendelrännut on vaja vähendada. Tuleme jälle tagasi, kas volikogu või vallavalitsus?
valla esindaja, vahet ei ole. ei, räägime ikkagi, kus see muudatus? Volikogu algatas selle detailplaneeringu. On nii? nii. Volikogu leidis, et selles asukohas võiks olla ärijoone. Ja mis on Viimsi valla häda? Viimsi valla üks hädasid ongi see, et hakkab tekkima multifunktsionaalne asu, mis siis on magav. Ja et mitmekesistada seda ruumilist keskkonda, siis ongi vajalik ka muu funktsiooniga hooneid rajada. Elvis Tõnisson, teeme ühe protseduuri selgeks. Kuidas jõuavad volikogu menetlusse detailplaneeringute algatamise eelnõud? Kes need koostab? Kas need koostab mõni volikogu liige või moodustab vallavalitsuse mingisugune komisjon või teeb näiteks Keskkonna- ja Planeerimisamet sellise eelnõu? Kus kohas? Teate, kes saavad esitada eelnõusid volikogu? Jah, antud eelnõu tuli konkreetselt vallavalitsuse laualt, tuli Viimsi vallavolikokku, seal olid mõned üksikud vastuhääled, sealhulgas mina, ja sellest on täna kahjuks niimoodi siis edasi mindud ja nüüd siis ütleb vallavalitsuse esindaja, et volikogu justkui võtab mingisuguse oma tarkusega ja teeb eelnõu. Volikogu tõesti võib teie eelnõu heaks kiita, aga selle koostate teie vallavalitsuse ametnikud, nii et palun vastake praegu vallavalitsuse esindajana, eelnõu koostajana või eelnõu koostaja poolena elanike küsimustele. Detailplaneeringu algatas Viimsi vallavolikogu, kes võttis... Kuhu oli selle eelnõu projekti saatnud vallavalitsuse vastav komisjon või vastav ametkond? See ei tekkinud vallavalitsuse eelnõuna, et mõni volikogu liige eraviisiliselt oleks sellise eelnõu koostanud. Seda ei olnud. Aga üldpõhimõttest, mina muidugi selgitada seda, et miks see maja siin on, eks ole, see on nagu sarnane tegelikult selgitus, et selleks, et maa seisab praegu suhteliselt räämas, et seda maad peaks kuidagi kasutama. Ja üks võimalus seda kasutada on ärihoonena, teine võimalus on elamuna, kolmas võimalus on ühiskondliku või avaliku aljasalana. Neljas võimalus on ka, et eelnevad 10 aastates võid keegi seda korda teha. Jah, aga see ei anna ju mingisugune ruutmeeter maad niideti ära enne seda koosolekut, see on ikka täielik aga see ei anna et see näitab ju tegelikult seda, sest vallale peaks näitama ka omaniku motivatsiooni. See võib olla, aga ma räägin lihtsalt nagu põhimõtteliselt. Ja omanik väga ei taha, omanik tuli arutelule kuulama, omanik kuulab, motivatsiooni kohta omanik ütleb niimoodi, et ega teil ka motivatsiooni ei ole, kui teil on maatükk, mida te ei saa absoluutselt kasutada. Et ma ei saa siin ju kitsi karjatada. Ei, seda küll, ma ikka paar korda aastas olen siin natukene niimoodi eest lasknud, mitte liiga palju, nõus. Jah, aga ma arvan, see ei ole põhiküsimus. Mis eesmärgil te kunagi omandasite? Aga mis see asi? No selles mõttes, et te ei saa seda kasutada, aga see oli ju juba siis, et te saa kasutada. Just, et see oli... Ei no siin oli lubatud ju üks elamuhoone. Nii. Juhul kui vald taoliselt otsustab. Aga miks teie ostsite mingi maatüki? Kuskile? Ei no selles mõttes, et te teadsite selle sihtotstarbega, miks te lugupeetud naabrimesed. Ma arvan, et see, miks mina ostsin maatüki, see on sügavalt minu asi. Sellele küsimusele ma ei pea vastama. Aga kuidas see motivatsiooni on nagu, see motivatsiooni? Ei, motivatsiooni siin härrasmus tõstatas. Ma arvan, et ka see väga hea. Küsimus on lihtsalt selles, et kui seisab niisugune maatükk kohas, kus on ehitussurve, kus on nagu võimalus seda kasutada, et kui see maatükk seisaks, ma ei tea, Põlva vallas, siis ta seisaks seal lihtsalt ja keegi ei küsiks, et mis sellega teha, sest keegi midagi ei teeks, aga antud kohas tekib see küsimus paratamatult, kerkib see küsimus, et mida teha. Ja praegu on siis esitatud selline võimalus, et seda maatükki saaks arendada ärimaaks, pluss siis avalikuks haljasalaks, korrastatud haljasalaks. Et see on nagu see ettepanek, mis praegu laual on, et see ei ole, ta ei ole nagu mingi niisugune taevast kukkunud nagu volikogust kukkunud või kuskilt kukkunud, vaid on väga loogiline ettepanek iseenesest. Küsimus ongi selles, et kuidas siis seda teha, kui me arutame selle suuruse üle, oli küsimus tiigi, et miks tiik nii väike on, miks parkla nii suur on ja kõik need asjad, et need on siis need arutamise kohad.
aga noh, see, et kuidagi seda maatükki peaks kasutama, noh, see ei ole ju nagu küsimus. See on ju väga loogiline. Ja selle üle keegi vaidleb. Ja ma mõtlen ka, et see asja nagu teha, on nagu olemas. Ütleme, kui sul on omand olemas, sa pead seda kasutama. Nüüd on ainult küsimus selles, et see, see on eraomand. Me oleme ka siin eraomanikud ja nüüd on see, kui eraomanik lubab oma maale ühte avalikku kasutada, siis on põhjused, teeb ta kooli või teeb ta võimla või teeb ta poe, siis on see nagu tema tahe. Nüüd on küsimus, kas ma väga tahan, et minu aia taga on avalik kasutuseks. Ja see on teine küsimus. See on teine küsimus. Ma ei ole sellega eriti nagu happy, kui sinna tehakse veel, näiteks siin on parkla. Aga teeme teed. Teeme korda selle. Parkla on natuke väiksem. Ma arvan, et siin on nagu kuskil mingi iva. Et ei ole vaja nii suurt teha. Või siis, ma ei tea. Mis see teie ettepanek on? Milline see väiksem on? Me oleme teinud oma ettepanekud kirjalikult. Aga saame täna ka öelda, et mis see ettepanek võiks siis olla, et läheb ka nii? Kõik osapooled on siin. Kui uhkes oli juba üle elama maa on omad teada, siis võiks ju sinna piiresse jääda. Ma arvan, et siin ei oleks kedagi kohal, kui siin jääks eramaja või tahaks juurde. Et siis on ju kõik lennelikult läheks front korda, hetk on piisavalt. Meil oligi probleem see uuringu, see keskkonnauuringu nagu mitte tegemise põhjus, et ei ole vaja teha. Samas me teame, et siin on probleem, et kanallikad ajavad üle, või ütleme see vee pealevool on suurem kui see äravool. Ja siis keskkonnauuringut ei ole vaja teha. Minu jaoks on see väga huvitav. See pole keskkonnaprobleem, see on tehniline probleem. Seda küll, aga siis peab arvestama, kui sinna samma, kui see asi on segane, ehitada muja, siis nagu läheb asi jamaks. Ei no jah, see... Võete välja, läheb protokolli. Me teeme protokolli. Olete vastanud sellele, tähendab sellele konkreetselt ei ole midagi. Aga te ei taha siis alternatiivset ettepanekut öelda, et maht on suur, aga kui äkki ma ütlen... Minul oli vähemalt välja toodud ettepanekud siin eraldi. Protokolli jaoks, et mis see... Et planeerida kinnistusele kuni 2-korruseline galeriihoone, mis arvestaks ümbruskonda ühe pere elamute kõrgusega ning sobituks ümbruskonda oluliselt paremini mahu poolest. Meil on sama jutt, 2-korruseline ja 500 ruutmeetrit nagu põhjapinna maksib, mis on juba oluliselt suurem. Nagu on üks sõda. Tahab omanik kuidagi kommenteerida seda? Omanik nii palju ütleb, et omanik pidas pikka diskussiooni vallavalitsusega erinevate ametnikega, teiega vist ei olegi sellel teemal rääkinud. Oli teie eelkäija, oli Eerik Vest oli kunagi siis abivallavanemaga, see on aastaid diskussioone. Ja see oli diskussiooni tulemusena siis vald tõepoolest samad argumentidega, et siia võiks sobida ärihoone ja mina nõustusin sellega. Et siia, okei, kuigi minu huvi võib oleks olnud ka teha pigem mingi elamot, et lihtsam enda. Aga olles samamoodi Viimsi elanik ja Viimsi patrioot, siis ma selle argumentatsiooniga täiesti nõustun ja teistpidi ma tahan öelda, et teatud osa ju sellest kinnistust, nii nagu vald pani ette, mina olin päri, jääks avalikku kasutus, roheala, annaks lisaväärtust vallale. Samamoodi sealt eest see mõni meeter täiendavat laiustid, et busselt ringi pöörata. Ma arvan, et need on mõistlikud ettepanekud, et niimoodi see planeeringu menetlus käis. Või ütleme niimoodi, planeeringule eelnevad läbirääkimised, see pikad aastad võetud. Eelnevad läbirääkimised vähemalt nii palju, kui mina kursis on jooksnud liiva just selle tõttu, et teie tahtsite suurt mahtu, vald andis väikse mahu. Ei ole päris täpselt kursis. Ma arvan, et ma olen väga hea täpselt kursis, et ma olen väga hea tuttav eelnevate menetlustega. Et kui see inimene vallast ära läks, siis hakkasid ka asjad nagu natuke suurem mahu pooles liikuma. Kas võib küsida, kes see inimene oli? No see inimene ei ole võib-olla nii oluline praegusel hetkel, kes see oli, aga lihtsalt see... Avalikus menetluses ikka öeldakse nimed välja, et kellele viidatakse. Näiteks tahaks seda, et ma olen üsna kursis selle konkreetse kaasusega ja tegelikult võib-olla ma isegi
ei oleks seda nii täpselt hakanud ajama, lihtsalt see valla, see ümmargune vastus üllatas mind niivõrd väga, et teil oli piisavalt aega, ma saatsin vist oktoobris ja vastate mulle peaaegu aasta aega hiljem, siis ka nii ümmarguselt, et keegi ei viitsinud isegi nagu mingisuguseid analüüse vahepeal teha või absoluutselt nagu lihtsalt niisugune ümmargune vastus, aga ilmselt see on nagu see metoodika, kuidas aetakse asju ja ega mina ka selle vastu ei saa, et ma saan öelda ainult enda arvamust ja ma ütlen, inimeste motivatsioonid siin olla on erinevad ja mina näiteks ei süüdistaks üldse praegusel hetkel omanikku, vaid nii-öelda, kellele see maht ei meeldi, vaid valda, kes lubab seda teha. Ehk omanik alati, nagu ma ütlen, et kui see krunt oleks minu oma ja ma siia ei tahaks kolida, mina tahaks ka siia maksimummahtu teha, sellepärast et mina saan siis maksimumkasumi, see on tema äriprojekt, eks ole. Aga vald peab olema see tasakaalustaja, kes ütleb, et kuidas ja kui palju. Et ma saan aru, et härra siin on naaberkrundi omanik ja tema on korduvalt proovinud sinna suuremat mahtu saada, aga ei ole samamoodi. Maja jaoks ei anta mahtu. Aina kõrgust ei tohi teha. Ebaproportsionaalne. Hoia kõrgus on üldse 4,5 määrad. Noh, jah.